Ma olen oma hinges kindlasti vabaduse võitleja või mind huvitab õiglus eelkõige. Et ma olen olnud sunnitud võitlema olukordades vabaduse eest ja vabaduse nimel ja õigluse nimel. Ma ise väga palju neid olukordi võib-olla igapäevaelus ei tekita, kus ma peaks ise võitlema hakkama. On olemas nagu õigus, on olemas õigussüsteem ja igamehe õigus on ju, et need ei pruugi alati kattuda, et aga õiglus on teine asi ja õigluse eest ma olen nõus võitlema. Minu lapsepõlv oli jah selline kahepidi mõistetav, et ühest küljest oli selline normaalne nõukogude elu, kus on ema, isa ja lapsed ja teisest küljest siis nagu läände põgenenud selline hulk sugulasi, keda pidi eitama ja keda ei tohtinud just nagu tunda. Meil olid nagu otsesed sidemed, siis tädi Hilda oli siis vanaema õde, ema õde ja tema siis, meil oli temaga kirjavahetus ja siis ta saatis igast nänni, mida lastele ikka saadetakse, kleepsuelsid ja vildikaid ja igast kaupa, et õnneks need tulid läbi, aga see ei tekitanud nagu sellist, oli võimalik elada ka Nõukogude Liidus nii, et sul olid nagu sellised väiksed värvilised asjad, millest lapsed unistavad, et need olid mul olemas. See kõlab nagu klišee, aga kunstnik on ikkagi luues vaba, et kunstnik on vaba, kui ta on oma ateljees üksinda, ta ei pea ennast kuidagi teistele avama või näitama, et seal on nagu kõige mõnusam olla, kõige vabam olla, et seal tulevad uued head mõtted ja potentsiaalselt ka uued head teosed, võib-olla need ei sünni täna kohe ja praegu, aga see tunne üksi olekust ja oma mõtetega olekust aitab nagu inimest edasi ja aitab luua ja aitab mõtestada aega, kus ta elab. Et ma tahan ikkagi suhestuda tänase päevaga ja minu kunst on suunatud inimestele, kes on võib-olla täna sündinud, mitte neile, kes on täna 60-aastased, et ma tahaks ikkagi vaadata tulevikku ja teha neid asju, mis ka kõnetavad inimesi vähemalt 10 aasta möödus. Tavaliselt ongi 10 aastat see aeg, kus inimesed hakkavad aru saama, mida ma olen oma kunsti pannud. Minu loomingus on palju peeglimaailma, et need autopeeglid, mida ma kujutan, annavad võimaluse näha inimestele asju, mida nad näha tahavad ja näha ei taha, et see on hea võimalus istutada nagu igaühele tuntud kujundisse ehk siis autopeeglisse maailma, mida ma soovin näidata, et jänesed konkreetselt tähistavad siis inimkonda kui sellist, et inimkond kui selline on selline olemuslikult väga aktiivselt paljunev liik nagu paljud liigid, aga et see nagu inimene ei mõtleks, et ta on tulnud siia ainult nagu sigima ja õgima, vaid pigem nagu, et ta mõtestaks oma olemust nagu tugevamalt ja rohkem. Oma loomingus ma kujutan igasuguseid toredaid asju, et loomingulisteks mõjutajateks on erinevad filosoofid, aga selline pildikeel tuleb ikkagi muusikavideotest, vaatamistest, et ma olen väga palju inspiratsiooni saanud muusikast ja sealt olen vaikselt liikunud ka niisuguse digitehnoloogia maailma, mis on mõnes mõttes vastuoluline nagu kivitrükk, aga digitehnoloogias. Samas need on samad asjad, et samamoodi see suur kivi on kokku pakitud informatsioon miljonitest aastatest, et me ei saa nagu maailma vaadelda üheselt, vaadata, et vana maailm oleks uuest maailmast kuidagi lahus. Mulle meeldib see vabadus, mida ma ise siin saan teha, et Eesti kui koht ei ole elamiseks üldse nii paha. Aga
kui me kõik suudaksime olla vabamad või kuidagi õnnelikumad nagu selle väikse Eesti üle, siis me koos suudaksime teha ka uuema, parema Eesti.